Kindlasti praegu ei ole nüüd see aeg, kus keegi hakkas tulbiseemneid ostma. Aga noh, ütleme eBay ja niisugused teised toredad firmad. Microsofti väärtus pidi praegusel hetkel olema suurem kui kõikide maailma kullafirmade väärtus. Et rikkaks saamise soov on inimestel ka siiamaani säilinud, et psühholoogiliselt ei ole inimene selle 3 sajandi jooksul ikkagi eriti palju muutunud. Ja mul on siin ära mainitud suurima rolli teooria, et börside kohta lugesin hiljuti Soome aktsiagrafist 80ndatel aastatel või 90ndate alguseks. Et milles siis nende see börsi fenomen seisnes. Öeldi, et börs on väga lihtne, et kui sa müüd mingit kaupa, näete, siin on üks klaas, vett, et sa võid müüda ükskõik hinnaga. Et kui ma siin kellelegi ütleks, et ostke ära 200 krooniga, siis ma arvan, et keegi oleks nõus ostma. Aga kui sa tead, et sinu naaber ostab ära 220-ga, siis võiks osta. Ja naaber, kes ostab 220-ga, tema naaber ostab 250-ga. Ja järgmine ostab 300-ga ja edasi 350-ga ja nii edasi, sest igaüks teab, et järgmine keegi ostab kallimalt ära. Ja see, kes lõpuks niimoodi selleks kõige suuremaks rolliks jääb, et see jääb nagu rahast ilma. Ja kui on nüüd küsimus, et kui palju oli Soomes neid suurimaid lolle, kes rahast ilma jäid, siis neid oli 5 miljonit, kui see börsikrahv sealt läbi käis. Ja neid krahhe on niimoodi aeg-ajalt ikka olnud. Mehhiko 1995, ka väga ilus stabiilne riik oli, mis seal krahhiga kaasnes see, et see laenuintress, mis praeguse hetkel on meil siin nagu väga tore ja kena süke, ma ei tea, 4–7 juures, olenevalt pangast, siis seal laenuintress hüppas 70%-le. Argentiina aasta 2001, kus valuuta kukkus üle 3 korra, kus muide oli valuutakomitee. Ma siin ei taha kindlasti viidata mitte Eesti valuutakomitee ohule, sest need süsteemid on ikkagi kardinaalselt erinevad, aga selline olukord oli. Või siis Zimbabwe, maailma kõige edukam börs käesoleval aastal 2007, tõusnud 3700%. Et nii-öelda väide, et kui börs tõuseb, et see näitab majanduse edukust, antud juhul kindlasti paika ei pea, sest kui seal oleks ostnud börsil aktsiaid, oleks 3700% küll raha juurde tulnud aktsiate hinnaga, aga raha väärtus on kukkunud üle 10 000%. Mille pärast see väärtus kukub? Kukub tavaliselt siis, kui valitsused oma võlgu tahavad likvideerida raha väärtuse alandamise teel. Et see on selline üldine reegel. Et kui vaadata ajalugu, läheb üle siit Rooma keisririiki, kus inflatsiooni praktiliselt ei olnud, 250 aastat oli 0,4% aastas. Sellel ajal vist oli see Cicero, kes formuleeris ära hea rahasüsteemi põhimõtte, samad asjad, mis olid Eesti krooni loomisel, tasakaalustatud eelarve, laenude võtmise puudumine ja valitsuskulude piiramine. Riik väga hästi toimis, aga 260–340, 80 aastaga hinnad tõusid 20 korda. Mis siis toimus? Hakkas asi pihta sellest, et kindral Nero, kes ühel hetkel avastas, et kui ta võtaks oma need hõbeda mündid ja sulataks üles ja paneks sinna sisse poole vähem hõbedat, siis ta on 2 korda rikkam. Ja siis ta saab ju ehitada seal kõik need saunad ja suured hooned, mis seal oli. Ja nii ta tegigi. Ja järgmisena sulatas ta veel korra ülesse ja oli jälle veel rikkam. Nii et asi lõppes sellega, et lõpus oli müntides 4% hõbedat. Ja ma ei taha öelda, et see oli nüüd Rooma riigi kokkukukkumise põhjuseid, aga finantsiliselt võis see üheks tõukeks kindlasti anda barbarite sisse marsile. Aga meenutame edasi, millal on olnud maailmas inflatsioonilised perioodid. Peale Napoleoni sõdasid 1810 läks Euroopa suurde vaesusesse. Ja tulemuseks oli see, et õnneks saadi seal päris kiiresti välja 19. sajandil pandi alus kullal põhinevatele rahasüsteemidele. Enamus riikidel olid ühe sama suurusega kuldmündid, mille vahetamine üheski riigis ei olnud mingisugune probleem. Sajandi lõpuks oli üle 50 riigi kullastandardil ja nagu eelnevalt mainiti, Hiina oli hõbedastandardil ja mille poolest 19. sajand eriti huvitav oli, et sellel ajal ei olnud ühtegi suurt sõda. Ei pand seal Inglismaa ega Prantsusmaa ega Hispaania, keegi oma vahel midagi ei madistanud. Et majandus sai areneda ja öelda seda tehnikarevolutsiooni 19. sajandil edasi viia. Aga mis siis edasi tuli? Tuli esimene maailmasõda, mille poolest need sõjad eriti olulised on veel, et ükski riik ei ole võimeline sõda pidama oma riigi maksude arvelt. Tavaliselt maksavad selle sõja kulud kinni kas selle sama riigi elanikud, hiljem raha väärtuse devalveerumise kaudu või siis okupeeritud alade elanikud.
et reaalselt ei ole võimalik, et riigi elanikelt tuleb nii palju makse, et jõuaks pidada suuri sõjaväge üleval, neile palka maksta ja kogu seda tehnikat. Nii et esimene maailmasõda käis üle, Saksamaa andis välja palju laene ja mitte ei andnud välja, vabandust, mul lähevad sõnad sassi, võttis laene, ei suutnud neid tagasi maksta ja käivitas 1922. aastal inflatsioonilise protsessi, mis siis lõppes sellega, et raha hind lõpuks miljoneid kordi langes. Lõpus etapid olid need samad, kus inimene hommikul sai palga, õhtul sai selle palga eest 2 korda vähem osta, kus siis abikaasad olid hommikul tehases vastas lõunal, et palka saada ja sellest veel midagi natukene osta. Aga millest ta hea oli, riik pääses oma võlgadest vabaks ja selle maksid siis kinni kõik inimesed, kes siis oma tööd tegid, said palga, said raha. Sest sisuliselt on nii, et kui sa saad raha, siis tegelikult peaksid selle raha eest hiljem saama samas ulatuses kaupa, mida sa oled tööd andnud. Aga kui raha inflatsiooni läbi, siis sa saad vähem. Nii et osa sinu varast, sinu tööst läheb kellegi teisele. Nii et see oli kergelt peale esimest maailmasõda toimunud protsess. Ja mainiti juba ka Bretton Woodsi süsteemi kokkukukkumist 1971. Et teatavasti kuni 1971. aastani oli Ameerika Ühendriikide raha seotud kullaga. Ei olnud küll nii, et eraisikud oleksid ümber saanud vahetada, aga vahetati riikidele ja riikide valitsustele. Ja lõppes see sellega, et oli see Prantsusmaa või Inglismaa, kes tuli siis $2 miljardi ja tahtis sellest kulda saada. Ameerika vaatas, et dollarid on jälle liiga palju nagu käibele läinud, ei olnud tal seda võimalik teha. Ja siis rahandusminister esines avaldusega, et arusaamine, et Ameerika dollar on tagatud kullaga, on kahetsusväärne eksitus. Ja sellega lõppes siis Bretton Woodsi süsteem. Ja mina tahaks jagada kogu maailma rahanduse ajaloo 2. Esimene on siis kestnud aastani 1971, kus rahasüsteemid ühel või teisel moel olid seotud kullaga või hõbedaga. Ja alates 1971. aastast püsib kogu rahasüsteem ainult usaldusel. Ja mina ütleks, et see on omamoodi eksperiment. Ja selle tulemusi praegusel hetkel on veel vara ütelda, et nii nagu hiinlased ütlesid Prantsuse revolutsiooni kohta, et isegi 200 aastat tagasi tulnud Prantsuse revolutsiooni kohta on veel vara hinnangut anda võrreldes Hiina mitme tuhande aastase ajalooga. Et see eksperiment on kestnud praeguseks 35 aastat ja loodame, et ta püsib ka edasi. Kuid sellegi poolest, vaadates natukene nüüd numbreid, läheme nüüd majanduse juurde, Ameerika Ühendriikide juurde. Näitan teile ühe väikse graafiku, mis näitab 30. aastatel suure depressiooni ajal olnud kõikide võlasuhete sisemajanduse koguprodukti ja praegu mulli, mis on tekkinud, on mingisugused sarnased näitajad. Mõned analüütikud on öelnud, et see makromajanduslikud protsessid, mis toimunud praegusel hetkel Ameerikas, on sarnased Saksamaaga. Selle vahega, et Saksamaal oli see protsess surutud paari aastasse. Ameerika puhul on see ajaliselt pikalt välja venitatud, kuna Saksamaa ei saanud välismaalt laenu, pidi siseobligatsioonidega ennast kinni maksma. Aga teatavasti Ameerika Ühendriigid iga päev võtavad $2 miljardit laenu, mida maksab kinni maailma vaesem riik, Hiina, kes säästab ja maksab kinni Ameerika Ühendriikide kõrge elatustaseme. Nii et võlakirjad sõidavad praegu hetkel Ameerika Ühendriikidest Hiinasse. Kaua see protsess käib, ma ei oska ütelda. Hiinlased on üldiselt targad ja kavalad.